Tere päevast, siis alustame EHL-i 4. välkkohtinguga, mis on siis pealkirjaga hea usu ja mõistlikkuse printsiibid töösuhtes, mida siis viib eelkõige läbi meie jurist Külli Grönström. Ja nagu ikka meie formaat on tunniajane formaat ja püüame siis sellega ilusti hakkama saada. Ja ma annangi nüüd siis Küllile sõna edasi, kes siis jagab oma ekraani ja tema siis jätkabki. Jah. Saad selle alla, vaata keskel on see share screen. Mul tuli mingi imelik asi. Nüüd said. Nii. Nii, ja nüüd siis jah, samas. Tähendab, nii. Et tere, mina olen Külli Grönström ja täna me räägime siis nendest hea usu ja mõistlikkuse printsiipidest ja kuidas need õppeasutustes rakenduvad ja ma toon näiteid. Aga nende näidete osas ma ütlen ka kohe ära, et need näited on konstrueeritud, näited on näiteks 10 erinevat juhustanud ja nende baasil ma räägin, et need on juba kujunenud õpiku näideteks, et kui keegi ennast ära tunneb kunagi seda vaadates, kõige praegu kuulates, siis see ei tähenda, et see oleks tema näide, konkreetselt tema kaasus. Ja siis, et sellest heast usust ja mõistlikkusest peale alata, siis meie kultuuriruumis saame me kristlikust usust, kristlikust kultuuriruumist, mis on meil olnud rohkem kui 8 aastat, sealt saame meie oma printsiibid, mis on inimeseks olemise püsiväärtused, mis on hea usk ja mis on mõistlikkus. Et mina õppisin ülikoolis esimestel aastatel soveti ajal, aga ka siis lihtsalt toodi kõrvale, et on olemas kommunismi ehitaja moraalikoodeks, aga ei öeldud, et see peaks olema see esimene koht, kus neid reegleid võtta. Näiteks karistusseadustik ei sõnasta ka, et ei tohi tappa, on ette nähtud, et tapmise eest on karistus, tapmise keelud ja kõik need tulevad meie moraalist. Aga täiesti sobib ka muu headuse ja arukuse printsiibil rajanev eetiline alus, kes ei taha konkreetselt religiooniga suhestuda. Ja mis on siis hea usu põhimõte? Võlgnik ja võlausaldaja, sealhulgas ka töötaja ja tööandja peavad teineteise suhtes käituma hea usu põhimõttest lähtuvalt. Ja hea usu põhimõte tähendabki seda, et peetakse teineteisest lugu, usaldatakse teineteist, räägitakse ausalt, tegutsetakse teineteise huvides, ei kasutata ära teise poole mingit eksimust või nõrkust. Ja lühidalt öeldes vanasti nimetati seda härrasmehelikuks käitumiseks, aga üldiselt see hea usu põhimõte, see on sama vana kui inimkond. Et kui kunagi veel paar aastat tagasi koolitustele räägiti, et millega sisustada need lüngad tööõiguses või lepinguõiguses, et mis on see hea usu põhimõte, siis see ongi see, kuidas meie inimesed omavahel igapäevaselt käitume. Ja mõistlik tähendab seda, mida antud olukorras tavainimene loeb mõistlikuks. See on selline üldine määratlus ja seda igakordselt kohtupraktika või kaasuse praktika. Ja kuna mina olen selles hariduselus juba kogenud, haridusvaldkonnas kogenud, haridusõiguses, siis ma juba haaran üsna kiiresti ära, milline käitumine on heas usus käitumine, milline käitumine on mõistlik käitumine, et kõik see sõltub kaasuse juhtumi asjaoludest. Et kui me räägime nüüd siin, läheme nüüd konkreetsemalt töölepingu juurde, siis töölepingule, kui lepingule üldse laieneb lepingu vabaduse põhimõte, kas üldse sõlmida leping, kellega sõlmida leping, millistel tingimustel sõlmida leping. Ja töölepingu suhtes on riik kehtestanud olulisi avalik-õiguslikku piiranguid, käske ja keelde, ehk siis töö- ja puhkeaeg on väga konkreetselt ära reglementeeritud. Väga rangelt on kehtestatud tervist edendava töökeskkonna nõue, töökeskkonnaalaste riskide maandamise kohustus ja tööandja poolne töölepingu ülesütlemine on piiratud. See ülesütlemine ei ole vaba.
saab üles ütelda ainult nii, kuidas täpselt töölepingu seadus lubab, ise juurde mõelda uusi aluseid ei tohi. Mida ma tahan kohe märkida? Töösuhte pooled on võrdsed, kuigi töötaja allub jah tööandja juhtimisele ja kontrollile, aga see juhendamine ja kontroll, see peab toimuma niimoodi viisakalt, eraelu mitte riivavalt. Mul on olnud mitmeid juhtumeid, kus seal lasteaia just õpetaja abid räägivad, et oi, mis mina väike inimene, et mul käsutati seda tegema ja toda tegema ja mis mina siin üldse saan. Ei ole väikest ega suurt inimest, inimesed on võrdsed. Ja meie kultuuriruumis on just eriliselt austatud ja lugupeetud igapäevase tööga leiba teeniv inimene. Ja lastega töötajad, temale kulub veel ülim lugupidamine ja austus. Et ei ole sellist asja, et seal mingi direktor või mingi Riigikogu liige või minister on võrdsem kui lasteaia õpetaja või õpetaja abi või haridustöötaja või kes iganes. Inimesed on võrdsed. Ja see hea usu põhimõte, see toob kaasa endaga kohustuse käituda nagu ausalt ja õiglaselt mõtlev isik. Mitte nii, kuidas saaks kõverit, et ahaa, siin tõenäoliselt politsei kiirust ei mõõda, siin vajutan gaasi või täna üle nii-öelda tööandjat ei ole, et siis lasen kuidagi üle või mis iganes. Või see on see naiivne inimene, et selleltki siin suurema summa raha koostöömüügilepingut selline. Ei, nii ei tehta. Tehakse koostööd, kaitstakse üksteise huve, edastatakse informatsiooni, kedagi ei jäeta infosulgu. Et need ongi need aususe, õigluse ja mõistlikkuse standardid ja kõikidest õiguskaitseorganite vaidlustest, kui vaidlused lähevad õiguskaitseorganitesse, kohtusse või töövaidlusesse, sealt käib läbi, et hea usu põhimõtet ei saa töölepinguga piirata ega välistada, ei saa ühegi kokkuleppega piirata ega välistada. Ma siin kohe toon selle näite ka, mis on väga levinud näide, et tööandjatel on komme minu praktikas. Et kui nad teevad selle töölepingu ülesütlemise, siis on loetletud seal mingi 10 erinevat rikkumist, mida töötaja on teinud, no ütleme nii 2-3, isegi 6 kuu jooksul, mõni isegi on aasta otsa arvet pidanud ja tööandja kõik on teisiti teinud, töötaja kõik on teisiti teinud, kui tema oleks tahtnud. Ja nüüd lõpuks siis tegi veel ühe asja ja nüüd kõik need lasi lahti. Et nii selline käitumine ei ole heas usus käitumine. Nii kui tööandja midagi märkab, et töötaja teeb nii, nagu ei ole kokku lepitud, peab tööandja kohe sellest märku andma, kohe selgitama, kohe rääkima. Sellepärast, et kui ta näeb küll, et selle töötaja tegi midagi, milles ei olnud kokku lepitud, aga sellest ei räägi, siis see kujuneb, töötaja arvab, et nii tulebki nüüd käituda. Et see ongi pooltevaheline praktika ja nii see ongi. Et jah, et on selline mõiste õigusteaduses nagu aegumine veel lisaks sellele, et asjad veel aeguvad ka, mitte selleks, et pooltevaheliseks praktikaks muutuks. Ja konkreetselt, milline käitumine on heas usus käitumine õpetajale, et seda saame hinnata läbi nende materiaalõigusnormide, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse või siis koolieelse lasteasutuse seaduse või kutseõppeasutuse seaduse. Ja see ongi oma tööülesannete täitmine parimal võimalikul moel. See on, kuidas seda te õpite ülikoolis, saate teada praktika kaudu. Üldjuhul teil on magistrikraad, kui te olete õpetajad. Ja kui te käitute heas usus, siis magistrikraadi kohaselt, siis nii ongi kõige parem. Kui me hakkame hindama mõistlikkust, siis tuleb kaaluda, mis suhte mõistlikkust me hindame. Et mina hakkan hindama siis kooli juhtimissuhte mõistlikkust. Kuidas peaks direktor õpetajaga käituma? Milline on tehingu eesmärk? Tuleb arvestada, et töölepingu pooleks on õpetaja ühiskonnas kõrgelt tunnustatud, hinnatud, haritud isik, valmistab eluks ette meie lapsi. Ja siis ma võtan vasta muud kutseala tavad ja praktikad, mida on ka juba kogunenud ja õiguskaitseorganite otsused, mida on kogunenud ja selle põhjal saan hinnata, milline käitumine on mõistlik, milline ettepanek on mõistlik ja milline mitte. Ja tööleping iseenesest, töölepingu definitsioon on väga lihtne. Füüsiline isik teeb tööd teisele isikule, allub tema juhtimisele ja kontrollile ja ta saab selle eest tasu. Et see on klassikaline eraõiguslik leping,
võrdsete poolte vahel sõlmitud leping, aga siin on need avalikud õigusnormid, mida riik jälgib eriti töötervishoiu ja tööohutusnõuete ja tööaja osas. Aga pooled on võrdsed. Tööd tuleb teha isiklikult, ei tohi saata kedagi teist enda eest tööd tegema ja töövahendid annab tööandja. See töötamine tööandja ruumides, see on nüüd koroonaga seoses muutumas, aga ta ikkagi koolieelsetes lasteasutustes ikkagi on, koolides ikkagi on, õppeasutustes on. Ja töökorralduslikke reegleid tuleb järgida. Ja tööandja kohustus, see on ainult töölepinguga, et tööandja maksab puhkuse rahad ja on tasuline puhkus. Töötasu peab olema vähemalt alammäära ulatuses. Töötaja jaoks ei ole ettevõtlusriski. Kui oleks erakool näiteks, siis ettevõtlusriski ei oleks sellega seoses, et töötaja on seal ainult töösuhtes. Aga siis see lepingust tulenevad kohustused piiravad või kohustavad töötajad ka väljaspool töösuhet. Õpetajatel on eriti see andmekaitse ja konfidentsiaalsus. Ja mida muidugi riik arvestab? Riik arvestab seda, et töötaja on sõltuv tööandjast, sest tööandja makstav raha moodustab enamuse, praktiliselt kogu osa inimese sissetulekust. Inimene saab tööga elatist. Ja niigi on riik püüdnud töölepingu teha stabiilseks, et seal on õigus tasulise puhkusele, tööaeg on piiratud ja töökeskkond peab olema tervist edendav. Et mis peab olema töölepingus sätestatud? Te lähete tööle, te saate töölepingu või aeg-ajalt teile esitatakse uus töölepingu redaktsioon terviktekstina või esitatakse nii-öelda dokument, mille peale on kirjutatud lisa, see on kõik töölepingu osa on ju. Et riik ei kirjuta ette konkreetselt, mis peab töölepingus olema ja kui täpselt. Aga sätestatud on, et tööleping loetakse sõlmituks, kui pooled on kokku leppinud olulistes tingimustes. Ja need andmed ja lepped, need tuleb esitada heauskselt, selgelt, arusaadavalt. Et hetkel mul toimuvad läbirääkimised, kus direktor on pakkunud uue töölepingu redaktsiooni, mille kohaselt töötasu töölepingus on 841 € ja ülejäänud paneb ta ise igakuiselt nii, kuidas keegi tema arvates tööd teeb. Et läbirääkimised on pooleli, õpetajad usaldusisik, me igal juhul sellega mitte mingil juhul nõus ei ole. Et töötasu on ikkagi töölepingu väga oluline tingimus, inimene teenib endale tööga elatist ja vähemalt õpetaja miinimumpalga ulatuses peab olema töölepingus kirjas, inimesele peab olema kindlus, et vähemalt selle ta igakuiselt saab, kui ta seda tööd teeb, aga sellest jääb väheks, kui seal koolis või seal omavalitsus on ikkagi konkreetselt, et tööde eest konkreetsed tasud ette nähtud, siis need tuleb ikka märkida ka, et sellist asja läbi lasta ei tohi. Töötasu on töölepingu fundamentaalne punkt ja inimesele väga oluline punkt. Nii, mis veel töölepingus? Ma olen näinud igasuguseid kummalisi punkte töölepingutes ja nende suhtes kehtib see, et töötaja kahjuks kõrvale kalduv kokkulepe on tühine. Et see töölepingu seadus kui avalik-õiguslik miinimumstandard, et see on mul enam-vähem nüüd pähe kulunud ja ma näen ära, et kui sellest midagi allapoole või sellest välja midagi läheb, et siis on see kohe tühine. Näiteks ma olen näinud töölepingut, kus töötaja kohustus tegema ületunde ja vajadusel töötama puhkepäevadel ning riigipühadel. Sellist kohustust mitte kunagi, mitte üheski töölepingus olla ei saa. Täiesti tühine. Aga see töölepingu sõlmimine või töölepingu lisasõlmimine, mis õpetajatel toimub vähemalt seal korra aastas, mõnikord isegi 2 korda aastas vastavalt uutele tunniplaanidele, et see toimub klassikaliste läbirääkimiste teel. Et kool esitab pakkumuse, sinule saab olema nii palju tunde ja siis inimene kaalutleb läbi ja siis teeb oma ettepanekud ja kui kõik olulistes küsimustes on kokkuleppe saavutatud, on leping sõlmitud. Tööleping peab olema kirjalik ja ärge kohe alla kirjutage. Ükskõik, kui te saate ka ühel lehel dokumendi, ärge sellele ka kohe silmapilkselt alla kirjutage. Võtke rahulikult aega ja tutvuge.
ja kõik punktid tuleb üheselt arusaadavaks läbi rääkida. Mulle tuli hiljuti üks tööleping, anti mulle, küsiti, mis ma sellest arvan. No mis seal arvata oli, see oli väga raskes kantseliidis kirjutatud, seal laused ei olnud arusaadavad, mitmeti mõistetavad olid. See oli seal palju trüki- ja redaktsioonivigu, numeratsioonid olid segamini. Et kõigepealt tuli teha hulga tööd, et see leping oleks üldse eestikeelne dokument ja see oleks üldse kuidagimoodi arusaadav. Ja näiteks see, et mida mõeldakse täiendavate tööülesannete all, mida tähendab mõistega kasvatustöö on ju. Inimene peab hakkama seda tööd tegema, mis on töölepingus kirjas ja kui ta sellest aru ei saa, siis ta peab ikkagi küsima, konkreetselt küsima. Ja praegu see leping on ka töös, seal ma saatsin õpetaja usaldusliikule tagasi ja siis nad vaatavad ja kaaluvad ja peab ikka saama täielikult arusaadavaks selle töölepingu. Aga mis on väga hea, veel töölepingu tingimustest on see, jah, seda ma rääkisin, et see äramuutvaid tingimusi ei tohi tulla, et mille kohta ei ole teada, kas saabub või ei saabu. Näiteks see, et 1/3 palgast on tööandja, määrab igakuiselt, tahab, määrab, ei taha, ei määra. Sellist asja ei tohi olla. Ka siis, kui ei tohi olla seda. Ka siis, kui te läheks üle töötaja, õpetaja miinimumpalga, pigem ei oleks see hea siis. Ja siis mida jälgida töölepingu sõlmimisel, vaadake oma ametinimetus, sellepärast, et haridustöötaja ametinimetusest sõltub tema puhkuse pikkus. Vaadake, et see ametinimetus oleks konkreetselt seadusest tulenev. Ja alati ja iga kord ma räägin allkirjastamisest. Õpetajate töö on selle tõttu eriline, töölepingu muudatused, mida nimetatakse lisadeks, tulevad igal sügisel uued korralikud. Muidugi parem on, kui need tehakse valmis juba kevadel, nii et on tagatud ettenähtavuse printsiip ja inimene teab täpselt, mis ta sügisel ootama sees on. Aga väga sageli olen septembris olukorra ees, kus esitatud töölepingu muudatus on selline, mis õpetajale ei meeldi ja siis ongi nii, siis kestavadki läbirääkimised ja senikaua, kui ei ole kahepoolselt allkirjastatud, kehtib senine leping. Aga mis varasemalt oli väga sagedane, oli see, et inimestele suruti lahkumisavalduse kirjutamine, öeldi, et sa tegid nüüd seda ja seda, see on väga suur viga ja üleüldse kirjutanud lahkumisavaldus. Vaata, ei kirjuta, seda kohe kindlasti ei kirjuta. Sellepärast, et veel 4-5 aastat tagasi mul oli palju juhtumeid, kus inimesed olid siis nagu niimoodi ära kräunutatud seal direktori kabinetis, et kirjutasid lahkumisavalduse ja vaata, seda enam tagasi võtta ei saa. Et see on ainult direktori kirjalikul nõusolekul. Et kui töösuhe on näha, et hakkab lõppema, siis tuleb püüda kokku leppida, et see lõpeks inimlikul viisil, milleks kõige parem on muidugi koondamine. Kui ei saa koondamist, on ka seal teisi aluseid ja lõpuks on kompromisse ja kõike seda. Aga välja pressitud lahkumisavaldus, kui siis tuleb kirjutada juba, et tööandja pressib lahkumisavaldust välja, et ma kirjutan tööandja rikkumise 91 lõige 2. Ja ületunni töös kohe kindlasti ei saa ette kokku leppida. Mul on selliseid lepinguid tulnud, kus on, et töötaja kohustab tegema ületunni tööd vastavalt ajadusel. Ei tohi ületunni töös kokku leppida. Või ka selles ei tohi kokku leppida, et kui meil seal õpilastest ei tule paralleelklassi täis, et siis sa kaod iseenesest ära või su töötasu väheneb, ei tohi kokku leppida niimoodi. Kui selline olukord tekib reaalses elus, siis direktor peab asuma tööd ümber korraldama ja tegema koondamise ettepaneku, kui töö jääb vähemaks või töötasu jääb vähemaks. Ja ongi selle töölepingu muutmisega niimoodi, et kuni ei ole töötaja allkirja andnud töölepingu muutmise kokkuleppele, siis kehtib senine leping. Ja see, et tagantjärgi lepingut jõusse panna, et kirjutan alla kuskil oktoobris ja jõustus augustis, selline asi pigem mitte, ei ole hea. Mul just paar päeva tagasi oli siin juhus, kus haiguslehel olevale töötajale saadeti tööleping muudetud kujul ehk töölepingu lisa, kus töötasu oluliselt vähenes, töökoormus veidi vähenes. Inimene oli haiguslehel, see on kõik, mis me peame sellest teadma.
Konkreetselt see õnnetusjuhtum ei olnud kõige kergemate killast ja see haigusleht kestab tõenäoliselt mingi veel edasi. Aga igal juhul sellistel juhtudel on mõistlik vastata, et tegelen sellega siis, kui naasen haiguslehed. Ja kui mul ennem oli juttu inimeseks olemise püsiväärtustest, siis meie ühiskonnas on püsiväärtusteks see, et haiged inimesed jäetakse rahule. Neil lubatakse rahulikult terveneda. Ja siis, kui ta haiguslehelt naaseb, siis, ja kui siis on tõesti äkki tema töö ootamatult ära kadunud selle 2, 3, 4 kuuga, et no siis tõesti võib teha ettepaneku, et korraldame su tööd nüüd ümber ja alustame läbirääkimisi. Aga mis puudutab üldiselt inimestel, õpetajatel, ma ei soovita teil oma diagnoosidest eriti palju rääkida direktoritele. Nad saavad sellest valesti aru või nad ei suuda üldjuhul kuidagi suud pidada. Mõni direktor on isegi koosolekul midagi käratanud, et see on ainult kogu aeg jalad haiged või see, ma ei tea, mis asja. Või siis ta räägib õppelajuhatajale, kes siis midagi seletab. Ma tean, et isegi siis, kui on olemas usaldussuhe ja väga hea suhe ja kõik, et parem mitte eriti väga palju rääkida, et ainus, mida direktor peab saama teada, on haigusleht ja see on kõik. Rohkem ta küsida ei tohi, rohkem huvi tunda ei tohi. Et kõige olulisem asi, mis rajaneb heal usul ja mõistlikkusel, on õppeasutuses see kontakttundide arvu määramine. Pikka aega, väga pikka aega, kuni 2013. õppeaasta alguseni kehtisid reglementeeritud kontakttunnid õpetajatel. Ja sellest hetkest kaotati kontakttundide, see määrus tunnistati kehtetuks ja praegu kehtib õpetajate suhtes ainult see üldtööaeg nädalas, mis on 35 tundi. Esialgu olid koolidirektorid väga vaimustuses sellest. Üks direktor ühel koosolekul, kes ennast õpetajate tööaja ekspertiks nimetas, teatas, et tema võib vabalt määrata igale õpetajale 35 kontakttundi, et mitte keegi teda ei keela. Keelab küll. Keelab heausu printsiip, keelab mõistlikkuse printsiip. Et absoluutselt kõik tööülesanded, mis õpetaja teeb, peab mahtuma õpetaja tööaja sisse. Absoluutselt kõik. Kontakttunnid, aga ettevalmistamine, hindamine, tööde parandamine, individuaalsed konsultatsioonid, individuaalsed õppekavad, töö HEV-õpilastega, kooliüritused, aktused, klassiüritused, teie endi koolitus, aruanded, kokkuvõtted, konfliktide lahendamised, lepitusmenetlused, õpetaja enesereflektsioon, ametiühing, usaldusisiku tööaeg peab ka siia sisse kuuluma, siia 35 tunni sisse. Ja mul ongi mõned inimesed on saatnud oma tööde kirjeldusi ja need on ikkagi niivõrd mahukad, et see tundub väga raske, kuidas neid saab 35 tunni sisse ära panna. Sellepärast, et need tööülesanded ikkagi inimeste juhtimise alal peavad olema jaotatud nii, et tööd ei pea tegema kiirustades. Kiirustades tõuseb vigade tekkimise risk ja õpilastega, lastega töötades ei peaks vigade riski miinimumini viima. Et siis ma mõnikord olen soovitanud, et pange näiteks omal kirja, tehke omal minuti pealt, tehke omal ajatabel, mis te nädala jooksul minuti pealt teete. Ja siis selle järgi tehke tööaja kava ja nii, et ainult 35 tundi nädalas töötate ja pidage tööaja kavast kinni. Sellepärast, et on niimoodi, et kui tööaja kavast kinni ei pea kuu, 2, aga juba pool aastat ja aasta, siis minu praktikas on väga-väga palju näiteid selle kohta, kuidas ületöötamine on toonud kaasa aktsepteeritud käitumise. Õpetaja muutub nii-öelda rangeks või siis ta hakkab kuidagi liiga rõhutatult hindama või rõhutatult suhtlema. Tekivad vaidlused lapsevanematega. Näiteks mul pikka aega oli üks vaidlus ainult sellepärast, et õpetajal oli ühes koolitunnis oli aken lahti ja lapse natuke külma ja selle asemel, et ütelda, et oi vabandust, mul see aken ei kogemata lahti, et ma edaspidi enam niimoodi ei tee. Selle asemel, et see samm tagasi astuda, tekkis tohutu kirjavahetus, tohutu vaidlus, lepitusmenetlus.
kõik taolised asjad. Ja siis vaidlused lastega hinnete pärast. Neid on olnud ka päris palju, neid on olnud isegi siin just koroona ajal. Näiteks üks õpetaja arvas, et ta saab lapsele panna väga halbu hindeid või mitte esitatud hindeid selle eest, et laps ei esitanud konkreetselt selles arvutiprogrammis, mida tema oli ütelnud, vaid teises. Või siis oli mingi hilinemine. Et kui vähegi võimalik, katsuge läbi rääkida lastega, katsuge leida täiendav järelevastamine, et pigem parem hinne kui halvem hinne. Ja pigem on panna parem hinne, pigem on teha kompromiss, kui astuda aega nõudvasse lepitusmenetlusse. Ja need lepitusmenetlused on aega nõudvad. Nendesse kaasatakse seal kohalik omavalitsus, kaasatakse lastekaitse, seal koosolekud tulevad seal iga nädal mingi või iga üle nädala mingi 3 tundi ja teil ei maksta selle eest lisatasu, et seda teete ja te saate vaenlase. Muidugi, mina pedagoogiat õppinud ei ole, mina räägin siin kui puhtalt jurist, mida ma olen näinud oma praktikas. Ma olen tulemusi näinud ja ma olen seda näinud, kui tehakse selline soliidne üks samm tagasi ja ütelda niimoodi, et hea küll, et loe siis suve jooksul see Tammsaare Tõde ja õigus esimene osa läbi ja siis sügisel ütled mulle. Ja sellega on saavutatud väga häid tulemusi ja tegelikult sellesse aktsepteeritusse ja ületöötamisse neid võib juhtuda igaühega. Praegu see õpetaja, kellega see probleem tekkis, eesti keele ja kirjandusõpetaja, näiteks praegu koostab Eesti riigi etteütluseid, aga tal oli probleem selles, et ta oli tõeliselt liiga range ja hakkas kasutama sõnavara, mis ei ole enam õpetajale kohane, et mis teist üldse saab. See ei tohi. Pidage oma kolleegidest lugu. Hea usu ja mõistlikkuse printsiibi hulka, millest me peame igapäevases töös kinni pidama, kuulub lugupidamine kolleegide suhtes. Mulle helistas üks õpetaja, kes soovis vaidlustada ühe õpilase hõbemedalit, kuna temale teadaolevalt tema kolleeg hindas seda õpilast liiga hästi. Ma ei tea, pani talle siis 4 või 5. Et see õppeline sai hõbemedali ja siis veel vist oli saanud mingisuguse preemia ka veel mingi, ma ei tea, vald oli vääralt mõne euro, 100 eurot või mis iganes on ju. Siin ma soovitan küll, et ärge sekkuge oma kolleegide hindamisse, kui vähegi võimalik. Kui antud juhul see õpetaja oleks seda vaidlustama hakanud ja tõepoolest siin prokuratuur oleks huvi tundma hakanud, siis oleks võinud siin see oleks asi välja näinud niimoodi, et prokuratuur oleks asunud uurima, kas siin on soodustuskelmusega tegemist, et kas see õpetaja pani sellele õpilasele sellepärast 4 või 5, et see õpilane saaks pärast selle 100 eurot õppemedali ja 100 eurot preemiat, mida vald oli pannud ja kas ta sai siis sellest kasu. Ühesõnaga, see juriidiline konstruktsioon oleks tulnud väga kole, et pigem juba eos vältige taolisi asju. Mis siin koroona ajal tuli esile ka väga palju probleeme tekkis eripedagoogidel. Kui mõned hakkasid kohe väga selgelt neid aineõpetajaid kooli käsutama, et need sellel õpilasel on erivajadused, et nüüd tuled sina. Et siin tuleb ka natukene rohkem inimesega läbi rääkida ja mitte nii väga ülemust mängida või kui see on juhtunud, siis saab ka alati asjad selgeks rääkida. Kõik saab korda. Jah, see oli 2020 kevadel üks direktor veenis agaralt õpetajaid, et loobuge klassijuhatamise tasust, loobuge ringide tasust, loobuge sellest, et meil on praegu COVID ja nagunii eelarve läheb vaiksemaks. Et see ei ole hea usuga kooskõlas, kui üksikisikule pannakse riigi ülesanded, riigi kohustused, riigi vastutus. See ei ole õpetajad teie asi. Teil on ikkagi õigus töötasule, teil on õigus tervist edendavale töökeskkonnale. Ja see, et maailmas on olemas selline haigus tekkinud nagu see COVID-19, see otse ei tohi mõjutada teie töötasu. Mõned direktorid oskavad, ei tea inimese juhtimisest, eriti isegi ABC-st, nad ei ole isegi mitte midagi kuulnud, kuigi neil on seadusega kehtestatud inimeste juhtimise kompetentside olemasolu nõue. Et nemad käituvad stiilis, et
teed seda ja oled nii või ma lasen su lahti. Või kui sa veel niimoodi siin räägid või midagi sellist teed, ma lasen su lahti. Ja siis taolises situatsioonis on väga-väga raske õpetajal töötada. Esimese astmena ma alati soovitan ökonoomseks jääda, teha ainult enda tööd, konkreetselt teha ainult enda tööd. Aga kui see konflikt pikemat aega kestab, siis mõnikord on sellele lahendusi, kui usaldusisikuga koostöös siis hakata koolipidajaga rääkima ja on lepindusmenetlusi, on juhtumeid, kus on meil väga hästi läinud, direktorid on tagasi kutsutud või edasi viidud, aga see ei ole reegel. Pigem on direktorid loobunud ainult siis, kui neid on ootamas kuskil mõni teine väga meeldiv töökoht. Aga igal juhul heas usuv käituv inimene niimoodi ei tee korralikult tööd või lasen su lahti. Selline direktor käitub halvas usus, ta ei tea mitte midagi juhtimisest ja siin selle direktori suhtes peaks valvas olema. Neid on kahjuks jah, see ähvardus töötaja elatiseta jätta, see tekitab töötajates hirmu. Sellise käitumisviisi toimel, kui see hirm on töötajates tekkinud, siis tööviljakus, töörõõm, see langeb hoobilt alla silmapilkselt. Inimesed keskenduvad ainult ellu jäämisele ja teevad nii vähe kui võimalik ja on seal konkreetses selles õppeasutuses kohal nii vähe kui võimalik. See väga-väga halb juht, et kui seda toimub, siis tegeleda sellega tuleb, aga mõnikord on tulemused head, mõnikord mitte väga head. Sisekorra eeskirjad. Kui kool õppeasutus tahab kehtestada sisekorra eeskirju, siis need ei sünni direktori kabinetis, need ei sünni õppealajuhataja kabinetis, arvutis niimoodi vaikselt ja siis äkki on kuskil käskiri välja antud, vaid see on dokument, mille eest tehakse eelnõu, see antakse töötajatele, ametiühingule arutada, antakse põhjalik mõistlik aeg ettepanekuid teha, siis veel arutatakse läbi. Sest kui direktor niimoodi ei tee, siis see lihtsalt ei hakka toimima. See on mingi suvaline paber seal juures, tavaliselt mingi deklaratiivse ja kantseliitliku sisuga, mis võetakse välja ainult siis, kui on kedagi vaja süüdistada. Heas usus käituv direktor arutab kõik sisekorra eeskirjad, kõik töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, kõik arutatakse ametiühinguga läbi ja antakse aeg teha oma ettepanekuid ja need arutatakse läbi. Nüüd veidi põhiõigustest. See on meile kõigile hea teada tuntud tõde, et iga põhiõigus rakendub ainult mõistlikul määral ja ainult heas usus käitudes ja ainult sinnamaani, kuni tuleb vastu teine põhiõigus. Kõik põhiõigused niimoodi redaktsiooniliselt on piiramatud, aga reaalses elus lihtsalt tuleb teine põhiõigus ette, siis seal on ka selle põhiõiguse konkreetselt piir. Siin on see õigus inimväärikusele. On isegi olnud selliseid juhtumeid. Need on koroonaeelsest ajast, kus konkreetselt töötajal pandi iga minut kella 8 kuni 15:30, kus ta pidi olema non-stop ilma hetkekski midagi muud tegemata tööpostil. Sellist töökohustust ei saa panna, see ei ole inimlik. Ei ole eluliselt usutav ehk siis mõistlik, et inimene saaks kella 8 kuni 3:30 ilma puhkepausideta tööd teha, isegi mitte WC-s käia. Kusjuures see oli töö sisekorra eeskirjas kirjas, aga see muudeti ära ja nüüd see on. Nii, töösuhted ja isikuandmete kaitse. Tööandja tohib teada saada ainult neid isikuandmeid, mis on vältimatult vajalikud töösuhteks ja seda minimaalselt. Ja kui ta selle isikuandme teada saab, seda tohib seda kasutada ainult küsitud eesmärgi päraselt. Näiteks, kui oli just juhtum siin ühes koolis, kus tööandja teatavasti õppeasutuse direktor peab küsima õpetaja hariduse kohta, sellepärast et meil on haridusnõue, meil on magistrikraadi nõue või bakalaureuse kraadi nõue.
Ja ta peab, et selleks, et sõlmida töölepingut. Aga ta ei tohi seda haridust kohe avalikult üles riputada kuskil selle töötaja, ilma töötajalt täiendavat nõusolekut saamata kuskil kooli kodulehel avalikult. Nii et igaüks, kes kooli kodulehe avab, vaatab, ahah, see õpetaja, see on lõpetanud selle kooli, selle kooli, selle kooli, selle kooli. Millegipärast need õpetajad ei tahtnud seda üldse, et seda tehakse. Ja minu juristi vastus oligi niimoodi, et siin direktor peab konkreetselt iga õpetajaga läbi rääkima. Ja parem, kui ta üldse sellest direktorit võib mõista, sellepärast, et kool on täpselt nii atraktiivne, kui atraktiivsed on ta õpetajad, kui haritud on ta õpetajad. Aga kui keegi mingil põhjusel ei soovi, et ta haridus avalikustatakse kooli kodulehel, siis direktor seda ise teha ei tohi. Ta sai hariduse teada ainult sellepärast, et õpetajat üldse õpetajana tööle võtta ja mitte seda tähtajalist töölepingut rakendada. Palju näiteid on jah sellest, et tööandjad millegipärast tunnevad väga huvi, mis on haigestumist, mis konkreetselt haigus inimesel on, jääb sellest väheks, kui nad saavad haiguse lehe või karantiinilehe või hoolduslehe. Et siin paar aastat tagasi konkreetselt üks tööandja kaebas perearsti peale, kes oli õpetajale haiguslehe andnud, sellepärast, et tööandja hinnangul oli see töötaja täiesti terve. Ta nägi töötajate läbi vahel liikumas, ta isegi mõnikord saatis lapsi kooli ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult oli asi niimoodi, et see tööandja oli selle töötaja ise depressiooni kiusanud. Ja see töötaja tõesti oli depressiooniga haiguslehel ja teatavasti Sotsiaalministeeriumis, kui ma olin teenistuses, siis depressiooniga haigestumine on juba siis 2014, kui mina seal olin teenistuses, oli 1/3 kõikidest haigustest anti välja psüühiliste ärevuste ja nende tõttu. Nüüd võib see olukord olla veelgi suurem. Et ei ole niimoodi, et haige inimene peab konkreetselt olema kodus teki all. Direktor ei võta endale õigust seda tervisekava koostada, see on arsti pädevus. Siin tööandja isegi kaebas perearsti peale, ta kutsus perearstile igasuguseid auditeid ja asju ja revisjone kutsus kohale, et perearst annab niisama haiguslehti välja. Ja siis siin oli paar päeva tagasi väga kuri direktor helistas mulle ja ütles, et tal on üks õpetaja karantiinis, aga see õpetaja oli postitanud nädalavahetusel Facebooki fotosid, kus ta on mingil liikumisüritusel. Et nüüd ta tahab kohe silmapilkselt midagi ette võtta. No ei ole, minu soovitus oli, et antud juhul kõige õigem on teha mitte midagi. Ehk ärge tehke mitte midagi. Teil on karantiinileht ja teil on kõik haigusleht ja kõik, teil tööandjana rohkem pädevust ei ole. Kui te tahate olla mingi ülivalvas pealekaebaja kodanik, siis muidugi on teil õigus teha väärteoteade antud juhul prokuratuuri või politseile. Aga siis, kui ma temaga natuke veel vestlesin, ma sain aru, et ta oli näinud ainult Facebooki mingeid suvalisi pilte. Et ilmselt prokuratuurile ja politseile tunnistajaks saab olla ikkagi inimene, kes vahetult ise oma silmaga näeb midagi. Mitte seda mingit postitust või pilti, mis võib olla ei tea kust ajast või ei tea mis ajast ja kõik need inimesed, kes ta ümber olid, võisid olla tal ka konkreetselt, et lähikondsed on ju kõik ära valitud või oli seal 2 meetrit vahet. Et kui juba seda analüüsima oleks direktor hakanud, siis ta oleks juba läinud sinna ebaseaduslikku jälitustegevusse, kui kuriteo koosseisu oleks tulnud vaatama hakata. Aga et jah, täpselt nii see on, et eraelu on puutumatu, direktor ei tohi küsida haigestumise põhjust ja ma ei soovita sellest rääkida ka siis, kui teil on mingil põhjusel, kui teil on usaldussuhe direktoriga, mis on tõeliselt väga-väga hea ja mis aeg-ajalt enamuses koolides, ma loodan, et on. Direktor peab teid asuma kaitsma igakordselt, kui õpilased teid solvavad, kui lapsevanemad teid solvavad. Ta ei tohi teid pannagi üldse sellisesse olukorda, kus mingid taolised solvangud või asjad võivad tekkida. Näiteks oli üks juhtum, kus direktor ei suutnud korraldada asendamist ja õpetaja pidi jooksma 2-30 arvuli, jah, mingi 30 pealise klassi vahet informaatikatundi seal andma.
et siis ilmselgelt läks ühes klassis, kui ta läks kord ära parasjagu, kui õpetaja oli mujal ja siis seal läks seal, õpilased hakkasid seal vaikselt rääkima ja tuli sumin ja siis õpetaja kasutas ühte rumalat sõna, ma isegi ei mäleta, mis see oli, kas mitte midagi väga erilist, mille peale klass lahvatas vaikseks ja koolitunnid läksid kenasti edasi. Aga ma ei tea, mis lapsed rääkisid kodus muidugi edasi sellest, et õpetaja meile ütles sellise imeliku sõna, et ihahaa, et väga naljakas oli koolis. Direktor millegipärast lasi selle õpetaja lahti. See oli nii suur töökohustuste rikkumine. Loomulikult me töövaidluskomisjonis võitsime selle absoluutselt ja täielikult ja see õpetajal on teine töökoht kuskil, aga selliseid kummalisi näiteid, kummalisi käitumisi direktoritelt tuleb. Samal ajal, kui ma räägin siin töötaja talumiskohustusest, siis ma räägin talumiskohustusest ainult suhetes õpilastega. Direktor peab teiega käituma kui inimene, kui kõrgete juhtimiskompetentsidega inimene. Et siin näiteks on igasuguseid asju. Siin oli juhtum, kus õpetaja küsis, et mida teha, et õpilane 7. klassi poiss on talle kirjutanud 2 väga nilbet kirja, et mis ta nüüd teeb, et ta on nüüd teistega arutanud, et see poiss on ikka väga paha, see õpilane, et nüüd ta võtab selle asja tõsiselt käsile ja hakkab sellega tegelema. Minu vastus oli, et mitte õpetaja töökohustuste hulgas ei ole sellega tegeleda. Teie annate need kirjad direktorile edasi ja ongi kõik. Ja ongi kõik õpetaja töökohustused sellega piirduvad. Aga mis ma tahtsin seda öelda, et pelgalt sellepärast, et mõni õpilane teile väga korrektselt kohe ei väljendu või isegi midagi nilbet ütleb, paljalt sellepärast ei saa õpetaja oma töölepingut üles öelda tööandja poolsete töökohustuste rikkumise tõttu. Et siin on see talumiskohustus suurem kui tavainimesel. Et poemüüjale kohe kindlasti, kui seal hakkab keegi ropendava või kirju saatma, siis siin talumiskohustust ei ole. Aga õpetajal on, aga mitte üle mõistliku piiri. See õigus inimväärikusele. Direktorid siiamaale veel tahavad väga töötajad karistada. Töötajale selgeks teha, et ta on ikka hästi nõme ja vilets, teeb kõiki asju valesti ja ma pean talle karistuseks, ma ei tea, mis asja nad seal kõik, ma lasen ta karistuseks lahti või ma panen ta karistuseks, saadan ta sinna või teen seda või mis iganes. Tööandjal ei ole karistamise õigust. Karistamise õigus on ainult riigi õiguskaitseorganitel peale õiglase õiguse mõistmise menetlust ehk siis kohtul peale seda, kui on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus või siis väärtegude korral ka teistel organitel, seal politseil, Terviseametil. Aga mitte mingil juhul ei ole seda tööandjal ja see ei saa ka mitte kunagi olema tööandjal. Ja oli üks väga inetu juhtum toimus eelmisel kevadel, kus tööandja korraldas koosoleku õppeasutuses, kus ta avakõnes teatas, et kes ei ole ametiühingu liikmed, tõuske need kõik püsti. Seal ametiühingu oli alles algamas ja seal liikmed oli vähe, siis mühinal enamus saalis tõusis püsti, siis see oli selline käitumine, mis ei ole lubatav. Siin ta ei kohtlenud inimesi inimväärikuse printsiibi kohaselt, see direktor, neid ametiühingu liikmeid. See on inimväärikuse printsiibi rikkumine. Et tööandjad tahavad karistada õpetajat väga mitmetel põhjustel. Näiteks üks õpetaja liiga intensiivselt seal veenis ühte last sööma, lasteaiaõpetaja ja direktor tahtis ta tingimata vallandada. Et meil õnnestus läbi rääkida see, et ülesütlemine toimub selle tervise tõttu, millega õpetaja sai töötuskindlustuse, mis oli väga oluline, sest see oli tõesti ootamatu. Aga läbirääkimised olid päris karmid ja alguses oli ikka läbirääkimine see, et teda peab ju karistama, ta ju karjus. Kuidas ma saan ilma karistamata inimesele minna lasta? Isegi sellist mõtteviisi ei tohi olla. See õigus sõnavabadusele ja sõnavabadus versus au ja väärikus ehk see isikuandmete kaitse, et loomulikult teile õpetajatel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, kõnes ja kirjas kõikides sotsiaalmeedia kanalites.
aga kõigepealt teie sõnavabadus ei tohi rikkuda kellegi au ja väärikust ja teiseks isikuandmete kaitse, õpilaste isikuandmete kaitse. See on absoluutse iseloomuga nõue. Ärge kirjutage oma õpilastest mitte midagi, ei Facebookis, ei chatides, ei mitte kuskil. Oli juhtum, kus õpetajal oli mingi klassi chat ja ta kogemata sattus seal ühte õpilast natuke taga rääkima, et ei taha seda ekskursioonile võtta, et ei kannata teda 5 päeva välja või ei kesta teda 5 päeva välja. No, sellest tuli väga-väga suur pikaajaline töötüli. Või siis üks õpetaja kirjutas seal Facebookis, et peale 6. klassi tundi tahaks tappa vene keeles. Et sedasi ka ei ole hea väljendada. Et päris hea ei ole väljendada niimoodi, et peale seda, kui ma olen lapsi õpetanud, tahaks nad ära tappa. Kuigi nad võivad tõesti närvi ajada, sellest tulid ka väga suured probleemid. Ja see, kui teil tulevad seal klassis konkreetsed olukorrad, nüüd on jälle kontaktõpe, see võib olla siis, kui seal õpilane kasutab ebatsensuurseid sõnu, isegi kui ta seal midagi vehib või on või teeb, katsuge teda mitte puutuda. Üritage olukorda lahendada nii, et teda ei puuduta mitte üldse. Veenge, karjatage, kui vaja on ju. Ma ei tea, kas teil mingid paanika või häirenupud on koolides olemas peale seda, kui siin olid kooli tulistamised siin mõned aastad tagasi. Igal juhul see kooli riskianalüüsis peaks olukord olema läbi töötatud, et mida teha, kui õpilasele ilmub relv, nuga või püstol või ta kasutab toolirelvana või hakkab peksma või midagi sellist, et kuidas siis käituda? Kuidas siis käituda, jah? Et konkreetselt mul oli veel sõnavabaduse juurde tagasi tulles, üks õpetaja avaldas arvamust, et ta tahab ülbitsevale õpilasele kõrvakiilu anda ja seda kohe täiega. See oli üks Eesti Päevaleht kirjutas seda, see õpetaja nimi oli ka olemas, et parem mitte niimoodi teha. Konkreetselt mul oli juhtum, kus oli kehalise kasvatuse õpetaja, kehalise kasvatuse tunnis, ta pani seal mingid 9-aastased poisid, ta käskis kõikidel hüpata, kõik hüppasid, ta käskis kõigile paigale jääda, 2 poissi hüppasid edasi. Ta andis ühele kõrvakiilu, see kuuletus jäi seisma, andis teisele kõrvakiilu, kuuletus jäi seisma, õpetaja oli väga õnnelik, tund jätkus tunni kava kohaselt, distsipliin taastus. Aga õpetaja sai selle eest kriminaalkorras karistatud kehalise väärkohtlemise tõttu. Ja temalt võeti 7 ja siis peale selle karistuse ära kandmist, et 7 aastat on keeld lastega töötada. Et ärge tehke seda. Ja ka sõnaliselt olge, nojah, siin on kindlasti proportsionaalsuse põhimõte, et konkreetselt oli see koolieelse lasteasutuse õpetaja, kellega oli tööleping üles öeldud töökohustuste rikkumise tõttu ja seal muu hulgas olid ka need, et ta sildistas lapsi, ta valis endale mingid mõned lapsed välja, kes tema arvates olid nii mõttetud, et nendel ei ole mõtet laulutundi minna. Nad nagunii ei oska laulda ja aga ta ütles 4-5-aastasele lastele ütles ära, et sina ei oska laulda või sinul ei tule jõuluvana või mis iganes. Töövaidluskomisjon, ta küsis eraldi veel üle, et kas te ütlesite, et vam tiet marostnie budjet. Ja sellega oli kõik. See vallandamine loeti põhjendatuks ehk töölepingu erakorraline ülesütlemine loeti põhjendatuks. Seda niimoodi õpetaja ei tohi suhelda. Et see kehalise ja vaimse enesemääramise õigus, ma räägin siin selles mõttes, et kus võivad tekkida need probleemid, kus võib tekkida kiusatus õpilast tõugata, lüüa, võtistada, kõrvakiilu lüüa, mis iganes. Et see, kus meesõpetaja hakkas pastakat jõuga ära kiskuma, siin tuli ainult töövaidlus õpetaja lasti lahti, sellepärast, et ta seal tüdrukut ikkagi ei muutunud selgus. Aga see, kus see gümnaasiumi see naisõpetaja, kus noormees pani talle jala ette, õpetaja kukkus ja püsti tõustis, kohe pani kõrvakiilu, siin õpetaja lahkus töölt lõplikult. Aga õnnestus ära minna ilma kriminaalasjata.
Et loomulikult meil kõigil on õigus enesekaitsele ja hädakaitsele, kui rünne on tavapärasest ohtlikum, et seda õigust enesekaitsele, hädakaitsele ei ole ka õpetajatelt ära võetud, see on meil kõigil olemas, et kui ikkagi tulevad ründed, tõeliselt ohtlikud ründed, võetakse tool, tahetakse vaas, nuga, relv, siis võib reageerida kõikide vahenditega. Ei ole kohustust valida ebakindlat vahendit, aga ründajale täiendavat kahju tekitada muidugi ei tohi. Oli juhtum, jah, kus 8-aastane õpilane hakkas õpetatud tooliga peksma. Siin õpetaja täielikult enesekaitse piirides oleks võinud veel rohkemgi ennast kaitsta. Aga siin konkreetselt oli juhtum, kus 4-aastane laps mängis kassi. Õpetaja on veel see, et õpetajale langeb selle garandi kohustus laste suhtes. Ta on hoolsusgarant. Muidu on laste garandid lapsevanemad, aga kui lapsevanem annab lapse üle koolile, siis see garandi kohustus läheb üle koolile ehk õpetajale konkreetselt siis. Ja õpetaja peab jälgima ka seda, et lapsed omavahel üksteist ei vigastaks. Aga konkreetselt siin oli see 4-aastane laps mängis kassi ja hakkas teist last kiskuma, siis õpetaja ise arvas, et see oli väga ohtlik asi ja temal oli vaja see õpilane, see teine laps eemale tõmmata, ta veel taguda ka selle eest, et ta ikka aru saaks, kui halvasti ta tegi. Aga töövaidluskomisjon leidis, et siin on küll ikka väga-väga raskelt seda nii-öelda enesekaitseõigust piiratud, sest tegelikult ikkagi jah, see õpetaja, töövaidluskomisjonis õpetaja kaotas. Oli kehalise väärkohtlemise oht, ma kartsin, et nüüd töövaidluskomisjoni juhataja võtab kohe telefoni ja teatab politseile, aga õnneks jäi see seekord tegemata, me kadusime sealt nii kiiresti, kui jõudsime. Et kui tekib see oht, siis sellega tuleb arvestada proportsionaalsust, et kui tuleb 16-aastane õpilane tanksaapast ega sind jalaga lööma, siis võib teda vastu lüüa, võib tooliga rünnet tõrjuda. Kui tuleb 3-aastane laps lööma, siis tuleb astuda kõrvale. Kõige õigem käitumine. Nii, siin on mul mõned näited, kuidas konfidentsiaalset infot on. Infot on avaldatud, ärge rääkige oma õpilastest mitte kellelegi, mitte midagi, ka mitte kuskil avalikus ruumis, mitte küünetehniku juures, mitte kusagil, kosmeetiku juures, ärge üldse rääkige mitte midagi. Lõpetuseks ma veel märgin ära, et meil on ikkagi siin see COVID olukord ja on, et tähendab, et teil on õigus arstiabile, teil on ravikindlustus, kui te olete haige, teil on õigus jääda haiguslehele. Ärge pigem jääge haiguslehele varem kui hiljem. Sest isikul on esmane vastutus teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul. Kui ma olin Sotsiaalministeeriumis ja ma juhtisin töövõime reformisel vahepealset etappi, siis probleemiks oli just see, et noored inimesed 30, 40, 50, 60, nendel on mingid kroonilised haigused, mis segavad neid töötamast ja need on just tekkinud sellega, et ei võeta haiguslehte, töötatakse, käiakse, varem oli isegi moes kopsupõletikuga tööl käia või mis iganes. Ei, et ärge seda tehke. Teil on ravikindlustus, teil on õigus jääda haiguslehele. Ja aeg hakkabki nüüd läbi saama. Ja lõpetuseks ma veel räägin seda, et õiguskaitseorganites toimub nii-öelda selle heas usus käitumise testimine või kontrollimine või see on niimoodi, et kui me jõuame sinna kohale, isegi siis, kui on virtuaalistungid, isegi siis, kui me seal alles istume maha ja seal pabereid vaatame, siis see töövaidluskomisjoni juhataja küsib, et mille pärast te siin olitegi, et aha, ja siis see paar sõna, mis jõuab direktor lausuda või mis jõuab töötaja lausuda, sellega on enam-vähem aru saada, kes on siin, kes on mis, kes ajab kiusu või ajavad mõlevad kiusu või kes on siin nii-öelda kannatanud. Ja riigi põhimõte on väga selge. Heas usus käitumine on üle kõige, see on üle kokkulepete, üle kirjalike lepingute. Ainult heas usus käitunud inimesed saavad õiguskaitseorganis kaitset. Riik, kohus vastutab selle eest, et paha usksed kaitset ei saaks. Need, kes on, et toimubki see nii-öelda
heausu põhimõtte kontroll ehk tõekontroll. Sellepärast, et inimene, kes on käitunud viisakalt ja väärikalt ja parimalt, mis on võimalik antud olukorras, see võib täielikult kenasti ja rahulikult elada, seda ei puudu mitte keegi ideaalis ega mitte kunagi. Et töölepingu ülesütlemisest me jõudsime rääkida, aga üldiselt mul aeg on otsa saanud. Et kas on mõni küsimus tekkinud või kui te olete haridustöötajate liidu liikmed ja teil konkreetselt probleeme on, see muidugi oodatud e-kirja teel. Kellelgi konkreetselt mingi eelkõige siis täna räägitu või mõne näite täpsustamiseks, et kuidas või mis, et siis praegu on veel meil mõni minut aega, et saab küsida. Ei näe kätte. No üldiselt olid väga toredad siin näited ja mõtted, aga ausalt öeldes näiteks direktor väga armastab küsida, et kuhu te lähete, miks te lähete haiguslehele või miks te lähete operatsioonile või mida teile tehti ja nii edasi. No need kõik asjad. Teil on väga raske harjuda. Ja, eks see ole, aga eks siinkohal ka me peame ise jääma viisakaks ja väärikaks ja tulebki öelda, et kui mitte liigselt oma andmeid avaldada, sest me ei tea, kus neid võidakse nii-öelda ka ära kasutada ja teiseks siis öeldagi, viidatagi, et ma ei taha oma terviseandmeid avaldada, need on delikaatsed isikuandmed ja ründavalt ja nii-öelda ebaviisakalt, sest see tekitab kohe alge konfliktiks, aga nii-öelda ikkagi ka mõistlikult ja oma seaduslikele õigustele viidates öelda, et mul ei ole kas ei saa tulla? Soovi sellest rääkida ja nii ongi. Nii, veel mõni küsimus äkki? Mina tahaksin küll küsida praegu ühte asja, et seadusega on väga paljud asjad reguleeritud, aga kas on mõni asi, mis peaks kindlasti olema ka kollektiivlepinguga reguleeritud, et mis oleks nagu sellised põhipunktid, mida võiks ja peaks nagu läbi vaatama? Kohe kindlasti ma tegelikult koostangi kollektiivlepingu ABC-d ja seal ma loen erinevaid kollektiivlepinguid ja peakski olema seal ikkagi kirjas näiteks mõnes kollektiivlepingus on toodud lahtine loetelu, mille puhul võib küsida nii-öelda selle vaba päeva lahtine loetelu. Kas seal on selle lähedaste matused või siis mingid sellised asjad või millal on töölt ära käimine õigustatud? Et näiteks need on toodud. Siis kindlasti, mida mõistlik oleks, et kui ei ole sellist mõistlikku korraldust kas kehtestatud näiteks koolis, et siis kui on mingi konfliktsituatsioon näiteks ka siis õpilase ja õpetaja vahel või ka ütleme siis mingid muud tasandite vahel, et siis ka see on üks koht, mida võiks ka kollektiivlepingus näiteks ära kirjeldada, et kõigil osapooltel on väga selge see, kuidas meie asutuses need asjad käivad, kelle poole pöördutakse, kuidas, et kui me räägime siis selliste tööturvalisuse seisukohast, lisaks siis palga ja muude ja tööaja reguleerimisele, mis on ka kindlasti väga oluline just kollektiivlepingu teema, aga ütleme sellistest asjadest, mis ma kohe nagu nii-öelda soovitaks ja siis ka need tervisepäevad näiteks. Jah, tervisepäevad. Jah, et seaduse järgi ei ole üldse ette nähtud mingit tervisepäevi, ütleme, aga et on siin erinevates kollektiivlepingutes siis kas 1, 2 kuni 4 tervisepäeva ma tean vist ja siis on ka reguleeritud see, et kui palju on siis kõigil töötajatel näiteks ja kui palju siis tavaliselt siis poole rohkem on siis ametiühingu liikmetel näiteks ja mingeid selliseid asju, mis mulle kohe nagu nii-öelda tulevad meelde, et mida nagu kohe saaks reguleerida ja sellised ärakäimised ja et kui on vaja ära käia, et siis see on ka selline asi, mis alati tekitab sellist või paljudel juhtudel tekitab sellist peataolekut,
kuidas need toimitakse, millisel juhul võib või noh, et siis need on nagu head, kui need on ära reguleeritud tõesti. Veel mõni küsimus? Aga kui ei ole, siis... Ma korra küsin, et kas me saame need PowerPoint esitluse, need lehed ka või kuidas sellega on? Me paneme selle tänase üles. Jah. 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 Jah, täpselt nii ongi. Just. Aga on veel küsimusi? Mul on mitte küsimus, aga see ei puuduta tänast, aga aitäh Külli sulle selle toreda meeldetuletuse eest ja teatud asjade juhtimise. Aga ma tahaks Remo ja teie seda suurt tööd, mida te olete palga võitluses saavutanud, see on ka midagi. Et aitäh. Aitäh ja kõigile ilusat päeva jätku ja kohtume jälle siis, kui kohtume, kui varem mitte. Ilusat päeva jätku teile.